Tänasest 16. veebruarist on käima läinud algatus Tööle kaasa. Sellega ühines ka Est-Keer ja kohe on meil suur rõõm tutvustada esimest uudistajat, kes on oma vanaemaga tööle kaasa tulnud. Tere Riina ja tere Georg! Tere! Tere! Oled sa varem kellegi juures tööl kaasas käinud? Ja ma käisin enda ema ja isa töö juures. Mis sulle sealt kõige rohkem meeldis? Mulle meeldis väga nagu näha, mis tööd nad teevad ja mõlemad tööd olid üsna huvitavad. Olid, jah? Kas midagi jäi sulle meelde ka sellist midagi eredat, mis juhtus seal? No mul isa töökohast jäi meelde see, et ta oskab väga hästi süüa teha ja et ta on enda töökoha boss. Väga tore. Aga mida sa teadsid enne tänast oma vanaema töökohast? No ma teadsin seda, et ta käib teiste korterites ja aitab teisi, kel on mingid tervise vajadused ja aitab inimesi. Väga tore. Riina, sina tegeled Est-Keeris täna hästi mitmekülgsete asjadega ja nagu ka Georg ütles, sa aitad inimesi nii riietuse, juuksehoolduse ja kui kõige muuga. Et ka siin selja taga on ekraanil pildid mõnedest sinu tegevustest. Mida täna sa Georgile näitad? Täna me läheme juukseid lõikama. Klient ootab meid ja Georg tuleb rõõmuga kaasa. Kas sa lased tal ka midagi teha? Sel ajal, kui kliendil juukseid lõikan. Klient ise on raamatukogu töötaja ja tal on juba valmis pandud uuemad Eesti laste raamatud. Saab Georg neid lehitseda. Ja midagi huvitavat, põnevat meil ette lugeda. Ja kui töö on tehtud korralikult vanaemal, siis ma palun tal juuksed kokku pühkida. Nii et saab ise ka käed külge lüüa. Küsiks veel, Georg, sinu käest, et mida vanaema sinule on õpetanud? No ta on mulle õpetanud ausust ja käsitööd ka. Selliseid asju, et ma varem ei teadnud nii palju asju. Näiteks kord, kui ma tulin enda ema juurest vanema poole, on ka selline asi, et ma millegi pärast kogu aeg jään haigeks. Ja ta õpetab mulle alati midagi uut, kui ma tema poole lähen. Kas ta õpetab ka sind, kuidas ennast hoida ja ravida siis, kui sa haigeks jääd? No jaa, ta alati hoolitseb mõist, kui minuga midagi juhtub. Väga armas. Mida sa tavaliselt, kui sa haige ei ole, mida sa vanaemaga teed koos? No me teeme kõike, et mõnikord me küpsetame koos, mõnikord teeme metsa seenele ja käime ka ratsavõistlustel vaatamas. Ja sellised asju. Kas sina ka midagi vanaemale õpetanud oled? No ma olen talle õpetanud kitarrimängu ja kaartimängu. Väga palju õpetanud, kuidas õieti puhata ja igast pisiasjast rõõmu talle tunda. Mingeid nalju õpetanud ka. Palju nalju oled rääkinud mulle? On sul mingisugune nali ka praegu? Kohe varnast võtta. Tal on kõik üles kirjutatud. Kõik naljad kirjutab vanaema ülesse. Väga äge. Et siis on vähemalt, et saad kellelegi teisele neid edasi anda, nii et see läheb ahelreaktsioon edasi. Me oleme neid ette lugenud ja õhtuti küünlavalgel. Saavad lapselapsed tulevad ööseks meile külla ja siis ma loen ette ja meil on nii palju nalja. Väga tore. Kas sul on endal ka unistus, kelleks sa saada tahad? Ei ole mõelnud näiteks politseinik või kosmonaut kas või?
et ei ole veel mingisugust sellist unistust tulnud? Ei ole. No küll kindlasti tuleb. Igal juhul, aitäh Riina ja aitäh Georg, see oli väga tore ja kindlasti toredat päeva teile seal juukseid lõikamas. Aitäh, Ave, ja aitäh, vanaema. Ja nüüd me lähme tööd tegema. Mina olen Estgeri turundusjuht Ave ja Estgeri tegemiste ja ametitega saate lähemalt tutvuda Estgeri kodulehelt estger.ee ja sotsiaalmeedias.